Tere järjekordset ilusat pühapäeva. Oleme podcasti Veehääle saates ja meie külaline on täna armastatud Külli Karbus. Väga-väga tore. Tere kõigile Tere! ja hakkame siis siit Külli sinuga minema, et kui me seda kokku leppisime, siis sa ütlesid, et millest me küll selle tund aega räägime ja siis, kui me seda nimekirja siin vaatame, mis kõik laual on, siis minul on vastupidi, et kuidas me kõik sinna tunni sisse ära mahutame. aga sina oled läbi lõhki Tallinna tüdruk, et Ja mitmes põlv. juba mitmes põlv. Ja Tallinnas on ka eri paiku, et kust kandist sina pärit oled? Tavaliselt ma ütlen, et Suure järve Selveri lähedal. Et olen siin kasvanud. Vahepeal käisin ära abielus. Nüüd olen tagasi. ahaa, Suure järve Selveri kõrval. No See on seesama, lähedal ümbruses. ja see on seesama maja, kus mina olen sul külas käinud ja tõepoolest see on väga armas koht. Et seal olles mul tekkis selline tunne, et me oleme keset Tallinnat ja, ja tegelikult me oleme täiesti privaatses hoovis, see on väga ilus koht, kus on see sinu lapsepõlvekodu ja praegune elupaik. Et siis mul tekivad sellised mõtted, et mis on küll, vot kui vahe on nendel inimestel, kes elavad kuskil paneelmajas ja kellel on võimalus hommikul tulla Kastemärjasele rohule, kohe see kevad tuleb ja sa saad seda teha, nii et väga tore. aga räägi mulle siis oma varajasest lapsepõlvest mõni oluline nüanss, mida sa tahaksid meiega jagada. Mis sul meenub lapsepõlvest, mis tuleb niimoodi esimesena? Et kas sa olid siis juba selline, ma annan ühe abistava küsimuse, et kas sa olid juba siis selline alternatiivi poole vaataja, mäletad sa seda lapsepõlvest, et läks sulle korda need putukad ja rohulibled? Aeg oli selline, et ikkagi, kui me haigeks jäime, siis oli jalavann ja sinepid ja sellised kuumad teed ja mustõstramoos ja nagu niisugused asjad, et ei olnud kohe tabletid. Ja vanaema, vanaisa elasid siis siin teisel korrusel, kus mina praegu olen ja meie olime emaga all ja ei, varases lapsepõlves oli vastupidi, meie olime üleval ja alati oli nagu see vanaema, vanaisa tarkus ka võtta ja tugi ja et praegu ju ongi see, et noored elavad kõik nii üksi, et ei ole seda eelmiste põlvkondade tuge sageli. Mhm. Et need tarkused kogutud ja vanaisalt pookimist ja autot remontisime koos ja vanaemaga kindlasti igasugused marjakorjamised ja maasikaväetide lõikamised juba koos emaga ja kõik nii. Nii armas, et sa siia selle järjepidevuse ja vanavanemad juurde tood, sellepärast et mina olen ka arvanud, et lapselapsed sünnitatakse vanavanematele, et siis edasi anda neid oma tarkusi ja kui see võimalus nagu reaalselt on, siis see on hästi tore, et tänapäeval kasvatakse väga lahku tänu siis sellele, et ei elata enam nii lähestikku. aga lapsepõlv sai mööda ja siis algas sinu järgmine etapp elus, et sa kirjutad ise, et sa oled käinud ära abielus ja suureks kasvatanud oma poja ja tütre ja nüüd sa siis oled pühendunud teraapiatele, teed terapeudi tööd. et kuidas sa selle juurde jõudsid? Oli sul mingi konkreetne tõuge, kust see huvi tuli? Ma arvan, et esimesi selliseid, päris nagu nähtav tõuge oli see, kui ma sattusin selle PH raamatu autori Robert Ojangi loengule Tallinnas. ma, ma arvan, et võib-olla ta isegi pole rohkem käinud, et see oli ka selline saatuslik lõps, et ma sinna sattusin. Ja siis ma jätsin selle loengu just nimelt nagu sisu järel ära üleöö kõik piimatooted oma menüüst, kõik igasuguse valge jahu ja kõik magusa. Ja kui ma olin
Sinnamaani näiteks ma töötasin sellel hetkel pangas telefoni siis toes, kliendi toes ja mul oli kogu aeg midagi kurgus neelata ja midagi ninas vajus, kui seal külge keerasin ja kogu aeg pidi häält puhtaks köhima ja noh, mis iganes veel ja me ei pane enam tähele üldse neid sümptomeid nagu. Aga siis, kui ma seda menüü nagu niimoodi hõredamaks tegin, siis ma sain nagu uueks. Ja ma arvan, et äkki siis kuskilt sealt jah, kuigi varem ka ma nagu ei olnud väga tableti usku. väga hea, et meid on vaatamas otse päris mitmed inimesed. päris palju on meid siin kokku 14 kõik Zoomis ja te olete Külliga tuttavad ühte või teist episoodi pidi oma elus, et ja kindlasti te ei tea Külli kohta veel kõike, mida nüüd on hea võimalus küsida. Nii et kutsun teid siis olema aktiivsed, võib kribada ja see ongi selle otse siin vaatamise võlu, et tõesti saad ka oma küsimusele vastuse. Et see tasub kindlasti ära proovida ja ma tean, et sa tunned ka meie teist saatejuhti siin Simot, et Simo, tahad sa ise küsida kohe siin Külli käest midagi alguseks, et muidu me kaome sinna teraapiatesse ära? jah, et kohe selle mõttega, kuidas Küll rääkis seda, kuidas on mitmepõlvkonnaline kodu ja ma olen pannud tähele, kuidas tänapäeva ühiskonnas just innustatakse inimesi, nii-öelda just noori inimesi, kas iseseisvuma, lahkuma ja nii-öelda hästi individualistlikuks hakkama. Et seda on hästi tore kuulda, et on selline nii-öelda selline lugu, et kus nagu jäi niimoodi pere ja varem oli ka niimoodi, et inimesed nagu olid rohkem nagu paiksemad ja kodusemad. Aga küsimus on, et kas sa oled ka nagu selle peale sügavamalt mõelnud Külli, et kuidas võiks juurutada tagasi perelisi väärtuseid tänapäeva maailma, kus me lähme sellise nii-öelda kiirtarbimise, kiirtoodete ja kiire elu ja eraldatuse peale aina enam. jah, võib-olla ma isegi mõtlen praegu, kummalt poolt seda peaks alustama, et kas siis nagu vanematest ja vanavanematest või lasteaiast, et ikkagi väärtustada neid kogemustega inimesi. Et kahtlemata on omaette tore, siis on võib-olla mingisugused sellised põlvkondadevahelised naginad jäävad ära aga just see väärtus, see oskamine, et kui laps tuleb, siis kasutusjuhendit ei ole kaasas, aga ema või vanaema või keegi teab, kuidas oli hea seal midagi beebit sisse ravida või hoida või kuskile panna või et nüüd on, ütleme, need nagu võlts sellised võta pampu. Võlts toetused, et tehakse mingid nõustamiskeskused ja Lääres oli, kui olid siin toitmise, siis järelikult ka sellised õpetused, aga tegelikult varem olid need kõik kodus olemas, kaasa arvatud, kuidas siis kooli kõrval last toetada nii, et seda tuleb kuskilt nagu väärtustesse juurutama hakata, ma arvan. Väga hea, ma otsin võimalust, et panna kinni mikrofon. Ole hea, Karin, pane mikrofon kinni, muidu see tuleb meile siia sisse, see teie jutt. Ahah, okei, korras. Ja, vabandust. Just, et see vanavanemate tarkus on hästi oluline, et me oleme kindlasti ise igaüks mõelnud, et teatud vanuses, et nii tore oleks, kui ma oleks veel nii palju noorem, aga et noh, nii väheste teadmistega ei tahaks olla, et kindlasti see on väärtus ja võib-olla siis seda väärtus tulebki ajas ja see ongi siis oluline selles mõttes, et saaks siis seda edasi anda, et muidu me võime ju targad ja tublid olla,
aga kui meil ei ole, kellele seda anda ja inimesed on lahku kasvanud, siis nii on. aga sinul on ka seda tarkust päris palju kogunud, et kuidas sul endal on need sinu lapsed ja lapselapsed, et puudutame seda poolt ka korraks, kui sa soovid seda jagada. Lapselapsi ei ole veel aga lapsed on jah nüüd juba oma tee peal ja kuidagi on hästi huvitavalt niimoodi, et ma tean hästi mitut peret, kus on ka näiteks 2 last ja üks on siis nagu natukene rohkem sellise alternatiivi poolt ja teine siis natuke rohkem usaldab näiteks arste. et ja mingi ajani on ju ikka ema ei tea midagi et aga muidu selles mõttes kasvamise ajal küll ikkagi ei olnud tabletid number 1. Et minul oli see tarkus olemas siit kodust kaasa saadud, et ema tegi isegi kuppusid ja jah, et ja lapsed on nüüd, üks on optometrist, määrab prille siis ja teine on praegu kaitseväes tööl. No nii, et tore, et see, noh, kui need lapselapsed jõuavad tulla ja saad veel tarkusi juurde koguda ja neid edasi anda, eks ju, et vägev. Aga lähme nende sinu sinna selle nimekirja algusesse, et sa juba nimetasid seda pH-imet ja see on tõesti imeline ime. Et tahad sa seda pH kohta siin veel kommenteerida? Et jälgid sa seda praegu ka edasi, et siis sa sattusid loengule, see andis sulle tõuke, aga on see täna ka sinu elus oluline? Jäi see sulle sinu ellu? Kindlasti jäi, et eks siin nüüd kõik need tarkused on natukene vahepeal nagu languses olnud, kui siin need elutormid olid, aga ma ei tea, kas see ka paistab nüüd õiget pidi, et see raamat oli päris pikka aega päris nagu selline piibel. Et ja minu rõõmuks Riina Raudsik ka hästi palju sellest rääkis, tema kodulehel oli see materjalid kõik üleval, need nimekirjad ja see on oluline, see on ka hilisematest siis leitud teooriatest läbi käinud ikkagi, et tuleb toetada seda keha aluselisust, sest kui me sööme palju selliseid nisujahuga ja magusaid ja isegi magusaid puuvilju, siis see nagu tekitab kehas sellist happelist keskkonda, mis on kõigile halbadele bakteritele rõõmuks ja tekib selline üldine põletik, millest Rautsiku raamatud on hästi palju rääkinud, et see pH-ime on jäänud ikkagi mulle baasiks. Ja mis on siit minu jaoks olnud selline nagu kõige tugevam nagu argument või see, et vabas looduses ükski täiskasvanud loom ei joo piima nagu vabas looduses. Et ütleme siilile me võib-olla paneme siin kausikesega, ta võtab, aga tegelikult ei peaks ja veel vähem joovad nad kellegi teise liigi piima. Et nii nagu inimene nüüd siis lehmapiima joob. Loomulikult kuidas ma ütlen, et varem, kui see piim oli päriselt piim või kuskil täna talus, et see on nagu okei ja siin põhja pool. Aga tegelikult me nii palju ei peaks piimatooteid tarbima, kui neid poest nagu valida on. Ma jagaksin ühe hea loo, mis mul meelde tuli. Et mul oli vanaema ja ta oli 88, kui ta ära suri. Ja ta elas kogu elu talus, sündis Siberis, et ta oli see nii-öelda need, kes tsaari ajal maad said omale, et läbi selle sattus Siberisse. Ja sealt ta sai kaasa selle vaigu närimise ja siis, kui ta piima, et tal oli eluaeg ka lehmad ja lüpsis, siis ta eraldas piima, et jõi seda läbipaistvat osa sealt piimast. Et muu kohta ta ütles, et haiseb lehma järele oma selles murdes. Ja suures olid tal kõik tema enda hambad alles 88-aastaselt. Selline huvitav asi, et lihtsalt selle piima joomise jätkuks, et sellisel kujul, kuidas piima tarbitakse praegu, et see tekitab inimestel hoopis nii-öelda vastupidiseid probleeme, koos muu toiduga.
ühe suure erandi ma siinkohal teen, mis meil Eestisse nüüd suuremalt tuli 22 aasta suvel äkki, on see kodus tehtud jogurt, mida siis enamasti tehakse näiteks niimoodi, et 400 milliliitrit 120%-list koort ja 800 siis näiteks vahukoort, see 35%-list. Ja see on nagu väärindatud nende bakteritega, mis ka tohutult toovad imelisi tervisetulemusi. Et erand kinnitab reeglit, aga selle erandi ma tõesti teen. Et need jogurtid on ka imelised ja neid praegu on meil, mina tean 2 suurt gruppi, kus on kokku siis juba vist juba 14 või 16 000 inimest. Et need on ka väga-väga väärt asjad, aga jah, igal reeglil on erandeid ka. Eks kindlasti ongi igal reeglil erandeid, aga ma tahan ka siia selle piimajutu juurde tulla ja rääkida, et oli aegu, kus mina olin koolis õpetaja ja siis pidasin ühte matkagruppi, lastega käisime tihti looduses ja need olid väiksed põnnid. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et mul on tulnud selle kohta nii palju tagasisidet, et inimesed lihtsalt ei tea, et siilile tegelikult ei tohigi piima anda, sest et piim mõjub siilile nagu narkootikum ja siis ta kaotab ära selle oma orientatsiooni nii-öelda jahti pidada ja et pigem anda siilile kas hakkliha või kui sul on käepärast midagi naturaalset, selles mõttes päris liha või midagi, et pigem putukaid ja vihmaussi. Et jah, ja luude hõrenemise juures ka, nagu Simo ütles, et tegelikult Hiina meditsiini järgi ka piim tekitab niiskust ja ka seda happelist keskkonda ja siis keha peab võtma, luud on meie aluseliste mineraalide nagu laod ja kui kogu aeg on kehas selline ülehappesus, siis selleks, et seda verd hoida õiges pH-s aju ja muu organismi jaoks, hakkab keha võtma luudest see kaltsium, magneesium, natrium, kalium, neid aluselisi mineraale ja sellest tekib luu hõrenemine, mitte sellest, et liiga vähe piima juuakse, et pigem ongi vastupidi, peab neid aluselisi mineraale jälgima, et oleks kehas piisavalt. just, ja sinna luude juurde käivad veel hambad, juuksed ja küüned on ju, kus meil on siis need aluselised mineraalid, et tõepoolest, et siin on täiesti vastupidine arusaam, nii et selle müüdi me saame murda. ja ja aga see jogurt, millest sa räägid, ma saan aru, et sellel on täiesti teaduslik tagapõhi, seda on tõesti inimesed praktiseerinud juba ka Eestis pika aja jooksul. Nii et kellel on huvi jogurti teema suhtes, siis Külli on selle ala täielik spetsialist. sa oled seda ka kodus teinud ja jaganud ja ma saan aru, et sinu kaudu saab siis ka algmaterjale, kuidas seda teha. ja saab, et siis jagatakse neid nagu päriselt alustatakse probiootikumi kapslist, siis on nüüd Mai Meiers, kes selle tarkuse Eestisse tõi, tema jälle omakorda sattus doktor Davise peale Ameerikas, kes on väga põhjalikult uurinud seda ala ja toonud välja siis teatud bakterid, mis meid siis vastavalt toetavad, et kas on seal rohkem liigestele, siis on sellise uneärevuse, hästi palju erinevaid, praegu on 17 erinevat siis kas mono sellist bakterit või siis bakterite segu. Ja seal gruppides on ka siis väga palju selliseid kogemusi, tõesti positiivseid kogemusi. Inimestel hakkavad juuksed kasvama tagasi ja liigesed saab korda ja nii edasi, et see on ülitähtis, sest soolestik on ka meie teine aju ja võib-olla on näiteks depressiooni põhjus ka hoopiski kõhubakterites. Et selle sektori bakterid on ka olemas, siis ärevus ja depressioon ja sellest, mis aitab tagasi tuua. Loomulikult mitte üksi see, et nüüd ainult söön seda jogurtit, et see on ikkagi tagasitulek sellest on kompleks, aga see väga tugevalt toetab. Ja väga lihtne on teha. Vahendid on saadaval, et võib küsida ja räägin hea meelega. Kuna see
tundub selline natukene üle võlli, on ju, et sa räägid mingist 35%-lisest ja 10%-lisest, et mul juba hakkavad pildid silmes käima, kuidas nüüd need kaalunumbrid tõuseb. Et kuna see on sinu üks lemmikteema, räägi korra lahti see ka, et tegelikult seda ju ei tarbita väga palju korraga. Et Number üks on see, et saab ka valida, et see ei ole ainus viis, tehakse kitsepiimast, lihtsalt ta jääb siis vedelama, et mind on võlunud see siidine olek selline, kus lusikas sees püsti seisab ja tegelikult siis on võimalik teha seda isegi ploomimahla peal, näiteks hummuse peal. See Mai on ise väga katsetaja ja väga põnevaid asju teeb köögis ja seal nagu grupis on info olemas. Ja siis, kuidas see teine küsimuse pool oli? et just, et see kogus on ju, et jah, 2 supilusikatäit päevas on nagu siis soovituslik, et seda sellist nagu keskkonda aidata hoida. Ja kui siis teha lahjemast, siis saab jälle natuke rohkem võib-olla ja see ei ole see, et peab ainult lusikaga siis sööma, seda saab panna värskete salatite peale, näiteks kurgitomatiga, kevad on tulemas siin, siis jah, kes soovib moosiga, siis on üks ajureda segu, mida inimestel meeldib raputada peale sinna. Ühesõnaga väga palju erinevaid viise on ja kui see peaks nagu mõnel korral mitte hästi välja tulema, siis pannkookides isegi küpsetada ja siis on niimoodi, et on öeldud, et sellisel juhul on need ütleme ahjus need bakterid ellu ei jää, aga siis nad on meie nendele elusatele bakteritele toiduks jälle, et igatepidi on hea. Ja seal on hästi palju erinevaid võimalusi. Küpsetame või ütleme siis, ta peab olema 36 tundi soojas. Selle sooja koha võimalusi on päris mitu, et kui ei soovi masinat hankida endale sellist jogurti masinat. Ma saan aru, et neid samm-sammulisi asju sa jagad 2 grupis, kus sa oled ka administraator, nii et Külli teab sellest tõesti läbi ja lõhki, kel huvi, võtke ühendust ja küsige järgi. Aga lähme siit edasi. Järgmine üsna huvitav teema, millega sa ka kodus oled ja olid nõus jagama, on kollageen. Räägi seda kollageeni teemat meile, et see on tõesti põnev. See on jah ka tulnud kuidagi pinnale minu väljas, et kui vähe sellest räägitakse, et ma siin olen teinud seal magnetresonantsaparaadiga inimestel nagu siis selliseid keha skaneerimisi ja tuleb väga tihti välja juba alguses, alguses on nagu sellised valikud, kus näitab soolte olukorda näiteks. Ja seda, üks asi on see bakteriaalne pool ja teine on siis selline nagu soolte aeglane töö näiteks. Ja see võib ka olla, pärast hiljem tuleb välja, et see on ka kollageeni puudus, et on seal siis kõikides meie organsüsteemides on see kollageen ülivajalik, sellepärast et see tagab selle elastsuse ja annab selle jõu. Näiteks soolte peristaltika, mis on siis see tahtele allumatu lihaste töö, mis ma alati näitan, et niimoodi lükkab seda toidumassi edasi sooltes. Ja kui nüüd sooled ei jaksa seda teha, kollageeni on vähe, ei ole seda elastsust ja jõudu, siis tekib see aeglane seedimine, siis läheb toksiine rohkem kehasse läbi sooleseina. Et sellest väga vähe räägitakse, keegi nagu ei ütle seda. Siis kui veresooned on lõdvad ka, tekib kergemini see veresoonte laienemine. Siis südame rütmihäired näiteks, kui südamelihasel on puudu kollageenist. Me muidugi räägime tervest kehast, aga lihtsalt näiteks lööb välja rütmihäiretena. Nägemise hägustumine, siis küüned, juuksed, hambad, liigesed, kui on kehvas olukorras, võib vaadata alati kollageeni poole. Et see on üks tõesti tähtsamaid valke meie kehas ja seda aitab siis omastada C-vitamiin, mis omakorda ju aitab põletikku vähendada. Et on selline nagu 2 ühes. Ja minul oli omal ajal kustus arvutist ära toiduarvestus, ma olin lastesõimes majandusjuhataja ja teises lasteaias tegin ka seda toiduarvestust arvutis
ja poole aasta andmed kadusid ära ja ma hakkasin need siis taastama ja eks ma olin natuke selline tigedas olekus ja 16 tundi istusin siis laua taga ja lõpuks oli niimoodi, et ma ei saanud isegi enam, ütleme, kodus süüa teha või lapsega õppida, sest kui ma koju sain, siis ma pidin panema sõna otseses mõttes jalad seina peale, et see nagu tagasi vajuks, see vedelik siis kudedest. ja, ja väga raske aeg oli. et ja siis ei öelnud mulle mitte keegi, et võib-olla kollagen ka aitab, loomulikult nii palju istuda ei ole ka okei, aga siis ongi see üldine põletik kehas ja kollageeni puudus ja veresoontes on ka sellised ütleme tagasivajumisklapid või sellised, et kui istuda ja see tagasivool ei ole vaba, siis lähevadki jalad paiste, sellepärast et need klapid seal sees siis, mis takistavad seda tagasivoolu, need nagu painutatakse valepidi või kui see jah, vastuvoolu. nagu alt üles on vaja jah tulla, et ja see veri ei voola vabalt, siis hakkab see verevedelik nagu kudedesse pressima, miks lähevad jalad paiste lennukis samamoodi, et lennukis pikkadel lendudel on hästi abiks need tugevad põlvikud. ja ühesõnaga jah, siis lihaste töö, selline hästi pöidadele tõus ja sellised, mis äärelihaseid nagu treenivad ja kollageen jah, ülitähtis. et ja ikkagi tõusta iga lühikese aja tagant üles jälle, et ei tekiks seda. Ja terves kehas jah, siis see kollageen isegi nägemist mõjutab, mida ma nagu varem ei osanud arvata ja siis kogu sidekude, aga meile räägitakse ainult, et määri kreemi, et kortsud ei tekiks, et kollageeniga kreemi või siis sellist. Aga on sul tuua meile ka mõni hea allikas, kust siis seda või millist kollageeni võiks tarbida lisaks? No mina olen ikkagi kasutanud praegu neid tavalisi, mis siin Eestis saada on, kuigi ma üleeile liitusin ka ühe sellise võimalusega, aga sellest ma nagu tean veel vähe, et mul ei ole otsest praegu kohe sellist nime öelda siin välja. Okei. Igaüks leiab ise jah. Igaüks leiab ise ja muidugi saab kollageeni ka toiduga toetada, aga ikkagi mingist vanusest on seda oluline juurde võtta. Ja selle oleksingi praegu ära unustanud, et kõige number 1 kollageeni allikas oleks ju näiteks kondipuljong ja sült. Ja kui mina teadsin, et konte, et loomakonte näiteks 6-8 tundi. Nii. Siis hiljuti Liis Orava info, siis on vastu tulnud, osta želatiini. Nii, on alles jah? Ja nüüd oled tagasi, jah. Netiteade, et želatiin siis vees leotada, sulatada ja vahustada näiteks mingi moosi või mahlaga ja kui see nüüd ära nii-öelda hangub, siis saab sealt igat selliseid kuubikuid neid süüa lihtsalt nagu kummikommi moodi ise teha. Et need on kindlasti number 1 ja siis sealt edasi hakata mingeid pulbreid ja kapsleid vaadata. Ja, see on hea nipp ja tõesti, kes loomaliha söövad, siis ise keedetud puljongid, need on kindlasti suur väärtus. Mina mäletan, et meil ikkagi kodus keedeti üsna sageli, aga täna mina lihtsalt ei vali liha. Ma teeksin ühe sellise soovituse, kui nii-öelda vegan sööjatele, et on olemas selline bränd nagu Sun Warrior ja nad teevad pulbreid, kus on nii-öelda kõiksugused elusad nii-öelda taimed, mis aitavad kehal tekitada kollageeni. Väga hea. Ehk sa saad pärast panna mingi lingi ka meile siia? Jah, saan. Aga mul tekkis küll üle üks küsimus, et kui sa rääkisid sellest, et toit peab sooltes liikuma ja et kollagen aitab liikuda, et
ma tean, et põliselanikud käivad 2 korda päevas omal seda teist häda tegemas, aga palju oleks selline normaalne arv hädasid, et inimene võiks teha päevas või nädalas, et saaks aru, et sul on nagu seedimine korras. Ma olen kuulnud, et isegi üle 3 päeva siin inimestel sellist läbikäimist on, et no kord päevas on nagu nüüd absoluutne miinimum ja siis ma olen lugenud, et olekski normaalne iga nagu toidu korra kohta ükskord siis väljutamine. aga ma arvan, et tänases ühiskonnas see ükskord on ka juba nagu hästi et jah. et see on, et need inimesed tegelikult, kellel on kiire ainevahetus, et nendel on oluliselt minu meelest kergem elu, et tõepoolest see kehakuju ei muutu, et ma tunnen siin 80-aastast prouat, kellega ma iga päev suhtlen. No tema on pisikene, väikest kasvu, ta võib süüa sama palju nagu mina, aga ta käib sagedamini tualetis ja tõepoolest ma ei pea nagu mõtlema väga selle peale ja tulnud läbi siis väga rasketest aegadest, kus toit oli ka toitainete vaene ja polnudki süüa, oli vaja nälga kannatada, nii nagu tema ise seda seletab, aga noh, ma arvan, et siia võibki juurde tuua ka selle paastumise teema ja võib-olla noh, ka see on see, mis aitab ju tegelikult organismil seda seedimist tugevdada. et mõtleme vastupidi, aga ei, see on väga hea. aga tore, et kollageeni kohta meil vist küsimusi ei olnud, aga meil tuli siin enne küsimus selle piima kohta või jogurti kohta, et ole hea, Simo, võtame selle jogurti küsimuse ja siis lähme siit edasi. jah, et siis pro-jogurti tegemiseks on oluline hoida seda toasoojas, mitte külmikus. See on nagu valmistamise protseduur 36 kraadi ja selleks on üks väga hea jogurti tegemismasin nii-öelda, siis selline koluga 1,5 liitrit, selline silindrikujuline. Neid on erinevaid küll olemas, aga minul oli selliseid masinaid 7 vahepeal ja see on nagu tõesti väga hea. Ja on 36 kraadi ja 36 tundi on enamusel nendest erinevatest siis bakteritest see paljunemise kõige parem siis keskkond. Ja kui nüüd see 36 tundi tiksub täis, siis pannakse see külmkappi ja selline jogurt seisab päris kaua, isegi kuni 6 nädalat, et lihtsalt peab nagu jälgima, et kaan oleks kogu aeg peal ja ei võtaks sealt siis suus käinud lusikaga, et see oleks puhas. et jah, et mitte ei ole nii, et see kogu aeg püsib toasoojas, vaid ongi see, valmis produkt. jah, see hautamise aeg nii-öelda, hautamise aeg ja siis tuleb külmkappi panna. No nii, oleme siis selle jogurti teema, saame ilmselt lõpetatuks lugeda ja kui on veel küsimusi, muidugi saatke, aga lähme siit edasi, et jogurtiga me teeme siin sisemist paia muidugi, mis paistab välja ka, aga sina oled sina peal ka massaažiga ja rääkisid mulle ühest huvitavast massaažist, mis on siis bioresonantsmassaaž, mida tehakse lausa huvitaval moel, et ole hea, jaga meile. See on siis jah, selline üks aparaat, mille küljes on juhtmetega nagu hõbedaga läbi kootud kindad või sellised, lihtsam ongi öelda hõbekindad, kuigi nad ei ole hõbedast üleni. Ja siis ongi klient laua peal nagu tavaliselt ja on siis seal teatud protokollid, liigutused ja selline on hästi tõhus massaaž. Sellepärast, et ma isegi võtsin siin välja lausa paberi peale, mis ta võib siis kõik korda saata, et on, öeldakse, et see üks massaažiseanss on 10 tavalise massaaži eest ja on siis toksiinid lähevad välja, vereringe paranemine, seedimise kiirenemine ja paranemine, raku aktiivsus, närvisüsteemi toetab, reguleerib ja
lümfi siis puhastus, kogu keha energiakanalite puhastamine, see on välja töötatud Hiinas ja need liigutused on siis ka sellised, mis aitavad neid meridiaane avada. Siis on inimesed mõõtnud enne ja pärast seda seanssi, et seal on näiteks nagu kõhu töötlemine ka juures, et võib isegi kohe minna 5 sentimeetrit niimoodi ümbermõõdust vähemaks. Et kuna ta paneb nii hästi vedelikud ja kõik liikuma ja lümfi. Ja sellel nagu ei ole väga selliseid kohti, millal seda teha ei tohi. Et on siis üks variant on, kui on mingi südamestimulaator või mingi siis ja ütleme, kui puusaliiges on vahetatud või midagi sellist, et on sellise kunstliku metalli osasid kehas, siis peaks lihtsalt nagu olema seal lähedal ettevaatlik, et tunnetama, et kliendil oleks ebamugav. Aga muidu see on nagu, jah, ei ole sellised väga piiranguid. Ja kas ma saan aru, et see aparaat on sul endal olemas ja sinu juurde võib registreerida? Ja, et on olemas. Eriti tore, nii et kevad on tulemas, kohe on 2. juuni, on vaja saada pruuniks ja saledaks, on ju. Et te saite aru, et 5 sentimeetrit iga päev, et noh. Et jah, see oleneb siis ka, et mis siis järgmisel päeval süüakse-juuakse ja päris, nojah, muud on natuke ka vaja siis teha, et see püsima jääks, et sellel hetkel saab küll. Ja eks me tegelikult olemegi kõik üks suur tervik ja üks terviku osa ja oluline osa on ka heli, muusika. Ma tean, et te olete Simoga ka selles mõttes nagu natukene seotud, et sul on olemas heliark ja mis sa sellega teed? Pakud teraapiat? Need põnevad biovälja siis tuunimise, biofield tuning ongi tal peale kirjutatud. Need tõi kaasa jogurtimai meil Eestisse siia ja nendega samamoodi saab teha siis selliseid seansse, mis toetavad just selle sageduse ja vibratsiooniga. Ja kui on siin, sellel on ka oma koduleht ja oma nagu selline vedaja või selle teema ema, et kui tema teeb siin sellised 21 päeva väljakutsed, siis on täiesti nagu kõrvuti piltide peal näha, kuidas see mõjutab, et ikkagi täiesti nähtav selline noorenemine või selline sära tuleb tagasi ja et nad on jah, põnev valdkond jälle, et seal on siis vaat ma seda ei võtnud omale käeulatusse. Vaatan, kus nad mul siin on. Et välja näeb siis selline ja aktiveeritakse niimoodi kas siis hokilitri või sellise tugeva kummist vahendiga ja hakkab vibreerima niimoodi ja pannakse siis kehale erinevatele punktidele. Vahest pähe ka ja et see on ka selline tõhus ja ütleme, kui sellist heliteraapia seansi moodi teha või niimoodi, et siis saab nende Tiibeti kaussidega lisada mõju ja siin selja taga on mul näha, hiljuti õnnestus mul saada nagu Alveri Antsu nii-öelda päranduse kauss. Ja siis, kui ma täna seda sinna padja peale panin, siis mõtlesin, et Almer on ka kohal võib-olla. Et väga-väga armas. Et jah, sagedusega harke. Vahepeal jookseb sul siin see nett kokku, aga tahtsin siin anda korra sõna Simole, et Simo, kas sul on heli kohta midagi, helide kohta küsida Külli käest või ole hea, jaga meile siia vahele kommentaari, et inimesed, kes kohal on, saavad teada ka seda, et sul on üks tellimus kohe-kohe plaanis, et ja kui ka inimesed seda hiljem järel vaatavad, siis ma usun, et neid tellimusi tuleb ka hiljem veel. Ja me oleme tegemas kristallhelikausside ühistellimust, et saab omale täitsa päris kristallkaussid kristallist, et võimalus on tellida terve komplekt või pool komplekti. Et
et kui huvitab või tahaks proovida neid kausse või tahad ühte kaussi, siis soovitan näiteks kellegiga kamba peale tellida, et nii et 2 kaussi või 1 kauss ühele, teisele 2 ja nii edasi. et sellised võimsad asjad. Vot. vot. No väga armas, aitäh Almerile, kes oma kausi kaudu siis meie selle info ka praegu tõi, et sul on võimalik ka endale koju helikauss saada ja need on tõesti toredad, et Simo paneb siia ka enda lehe ja te saate vaadata, mis huvitavaid kausse ta siis pakub. Aga lähme siit edasi, et sinu ellu tuli ka või noh, kõigi nende teraapiatega tegelikult, mida sa teed, mida sa pakud, seal käib kaasas ka vesi ja sinu ellu tuli ka kangen vesi juba üsna mitu aega tagasi. Oli see veeteema sinu jaoks siis kuidagi enne ka oluline, olid sa otsinud midagi või kuidas see juhtus? Igalühel on oma lugu, räägi meile oma kangeni lugu. ole hea, aitäh. Seoses sellega, mis siis üldse maailmas toimub ja kuidas ei ole enam eriti puhast vett kusagil, et siis seoses sellega ja hästi palju on seda räägitud, et ikka linnavett ei joo ja seda ja kus on siis isegi kaevuveel mingi maitse juures või mingi sade või midagi, et sellega seoses jah, ma olin ikkagi juba mõnda aega mõelnud ja pudelivesi ei ole ju ka lahendus, kuna see ikkagi enamasti need suuremad nõud, millega seda siis koju tuua, oleks ju plastikust ikkagi. Ja ühesõnaga see nagu on hästi valdav, et vesi on saanud probleemseks meil kahjuks. Ja siis, kui ma kuulsin sellest, õigemini ma nägin seda aparaati Rakveres Kaire juures ja kuidagi mul oli kohe selge, et mul on ka seda vaja, mul lihtsalt on seda vaja. Kuigi nüüd hiljem, kui see mul juba on siin üle aasta olemas, siis ma kuulsin nagu üle naabrilt, et siin meie piirkonnas pidi isegi olema mingi, ma ei saanud aru, kas oma kaev või kuidagi meie aulis on mingi teistsugune vesi, et see ei olegi väga hull, sest ma võtsin ka selle eelfiltri sellele kangeni aparaadile ja see ei ole ka väga must. Aga ühesõnaga, siis ma ikkagi olen väga õnnelik, et ma selle sain ja ma tõesti joon ainult seda kangenvett, võtan selle igale poole kaasa. Ja talvel nüüd, kui mulle ühesõnaga külm vesi on kuidagi nagu liiga külm talvel, siis ma kasutan sellist termopudelit kaasavõtmiseks. Et on lihtsalt, et see vesi oleks soe. Ja jah, köögis mul on, mõned sõbrad käivad siit viimas ka siis omale seda vett. Üks on 5 lapse ema, kes Harjumaal elab ja ka nagu kui on pikem vahe, siis ta nagu kohe tunneb, ütleb, et ta tundis väga puudust sellest veest, et see oleks ja siis selliste 10 ja 15 liitriste siis nõudega jah, viiakse minu juurest ka. Aga selle vee juurde ma oleksin nagu toonud ühesõnaga, et on hästi palju selliseid väga asjalikke veeraamatuid. Et kes ei ole veel aru saanud, kui ülitähtis on see vesi meie kehale, et see on ikkagi tõepoolest transport just selleks, et viia kõike vajalikku rakku ja siis mittevajalikku välja tuua, mis on nagu seal rakus oma aja ära elanud või oma töö ära teinud. Ja kui me üldse vee tähtsusest veel räägime, et kui inimene on väidetavalt siis 80, siis seal juba eakamana 70 ja 50% vesi, et kuidas kuu mõjutab maa peal vett kõige selle tõusu ja mõõnaga, eks ole, suured veemassid. Ja kui meie sees on ka vesi, siis samamoodi selleks, et kõik toimiks normaalselt, siis on see vesi ülitähtis. Ja siinkohal mina tooksin nagu kõigepealt selle Masaru Emoto sellise tarkuse, kus ta siis vee mõjutas vett sõnadega ja külmutas selle ära ja oli näha, milline erinevus sealt välja tuleb.
et internetist saab selle leida Masaru Emoto ja erinevad veekristallid, kui otsingusse panna, seal on neid pilte, kuidas sõnad mõjutavad vett. Siis Olga Putakova on kirjutanud veest. Looduslik vesi ja hämmastavad imeveed. Väga huvitav raamat ja Tants veega. Melanie Evans õpi taastama ja kasutama vee elujõudu. Muidugi need ei ole konkreetselt kangem veest, aga siin just sellest räägitakse, kui väga oluline on puhas vesi, siis selle õige happelisusega ja kangen veel on siis seal see vesiniku klõps juures. Et see nagu lisab, et kui see klaasi lasta sealt kangeraparaadist, siis seal on kohe sellised pisikesed mullid peal, mis on näha, mis hakkavad kiirelt pinnale tõusma. Et seal on vesinik olemas, mis on ka meie kehale aluselisuse ja kõige sellise mõttes nagu ülitähtis. Ja Rakkude äratamine on üks hästi tore raamat, siin on ka väga põhjalikult sellest veest nagu tõesti hästi läbiv teema. Ja siit raamatust, kui ma seda siis lugesin, mulle nagu tekkis selline täiesti graveeris nagu ajusse, et kui oluline on see ka öise une puhul näiteks et meil on need aluselised mineraalid, mida ma ka enne nimetasin, kaltsium, magneesium, naatrium, kaalium. Nemad on niimoodi paaris, et naatrium ja kaltsium ja teine paar on magneesium ja kaalium. Ja öise une ajal need peaksid vahetama oma koha niimoodi raku sees, et ühed lähevad välja ja teised tulevad asemele. Ja kui ei ole piisavalt vett kehas, siis see pöördosmoos, ühesõnaga see tõmme ei tööta seal õigesti ja tekib näiteks krooniline väsimus. Ja ongi see, et nagu jah, veepuudusega oled nagu unetu ja sellest omakorda ei käi need kehaprotsessid õigesti ja siis tekib see krooniline väsimus ja kõik teised hädad, et meie need haigused ja diagnoosid ei tule mitte sellest, et meil on keemiatablettide puudus kehas, vaid ikkagi number 1 on vesi ja siis sealt kõik see muu toetus edasi, et mineraalid, vitamiinid. See oli küll väga huvitav lause, et ma usun, et seda kohta tasub tagasi kerida tulevikus ja mitu korda kuulata, et tõepoolest see vesi on hästi oluline ja kui sa tõid siin välja selle, et kui sa Kaire juures seda aparaati nägid, et teadsid kohe, et sul on seda vaja, siis tõepoolest, sest et vesi, mis on kõige parem lahusti, see lahustab ära kõik, mis seal vees meil lisanditena juurde on tulnud, maapõuest näiteks saastatus ja nii edasi. Ja kui meil ei ole mingit filtrit kraani küljes, siis me oleme selleks ise. Nii et ja see on tänapäeval kahjuks nii, et tõesti tahame siia öelda kogu aeg kahjuks ja kahjuks ongi see nii, aga see ei ole ainult Eestis, et kogu maailmas on vee olukord järsult muutunud teadlikult või siis tahtlikult või tahtmatult ja nii teadlikud, kui me parasjagu oleme, siis me oma valikuid saamegi teha. Ja sellepärast me siin seda ja mina olen hakanud, et kui mulle varem ei meeldinud nagu mingi maitseta vesi või selline, et siis ma olen hakanud ikkagi teadlikult jooma ka täiesti seda puhast vett, et ütleme, siin on kasvõi see magneesium, nüüd see hästi omastuv bikojooniline magneesium, mida ka pannakse joogivette, et siis C-vitamiin, mis seal juures on, annab väga hea maitse, jood nagu morssi, või kohv või tee või ükskõik mis asi, et mul on nagu, hakkab oma neerudest kahju, et nad peavad tohutu töö tegema selleks, et eraldada kõik see nagu ära. Ja kui me ka kasvuhoones või oma toalilli mitte kunagi ei kasta kohvi ega mahla ega mingi Coca-Colaga, et siis me peaksime nagu oma keha ka ikkagi selle kõige parema veega vahepeal kastma. Et isegi kui see hommikukohv on väga meeldiv, et siis ikkagi puhast vett ja öeldakse ju, et isegi 30 milliliitrit kehakaalu 1 kilo kohta päevas, et ütleme jah, kellel on suurem kaal, võib-olla saa seda liiga palju, et siis natuke tunnetada, aga no 1 liiter ikkagi võiks olla täiesti puhast vett kõige selle kohvi ja tee kõrval. Et ma siin natukene märkisin ära selles samas Rakkude äratamise raamatus, et näiteks jälle kolesterooli probleem on ka hästi teada meil.
ja kui on nüüd vähe vett, siis selle maksal on väga raske ja maksa töö tagajärjel hakkab organism tootma rohkem kolesterooli, mis transporditakse veepuudust kannatavatesse rakkudesse. Ja kolesterooli funktsioon on kaitsta rakusisest vedelikku, et vee kadu meile saatuslikuks ei saaks. Et inimesed hakkavad võtma neid statiine, kuidas neid nimetatakse, ja kunstlikult siis seda kolesterooli reguleerima, mis on absoluutselt vale. Et jälle ei ole meil keemiatablettide puudus, on veepuudus kehas. Ja ühesõnaga kõigepealt muutubki see rakusisene laeng ja selle laengu tulemusel tekivad rakus siis need õiged protsessid, et vahetuvad need magneesium, kaltsium. Päeval on nad ühtepidi ja öösel on nad teistpidi. Ja mis selles raamatus on veel väga rõhutatud, et kui see rakusisene laeng on vale, nii kaob kohe ka võime talletada universumist valguse kaudu meieni kanduvaid sõnumeid, mis on tänaseks, mul tulid külmavärinad lausa, mis on ju täna väga oluline, et me läheks kõigi nende suurte energeetiliste muutustega oluliselt kaasa ja kõikide teraapiate juures, olgu see hingamine, massaaž, mingi energeetiline seanss, siis alati rõhutatakse, et jooge palju vett just sellepärast, et see mõju oleks nagu siis sügavam. Ma isegi ei olegi ühes teistes nagu raamatutes kohanud seda, et siin tõesti seda rõhutatakse palju. Ja on veel, et kui kaltsium ja naatrium on rakust toppama jäänud, pole võimalik stabiilset veresuhkrut tagada, mis mõjutab kohe energiatasemeid. Et igasugune veepuudus põhjustav olukord toob kaasa energiataseme languse. See omakorda avaldab kõikidele kehaosadele väga tugevat mõju. Tagajärjeks võib olla suur hulk probleeme, näiteks lümfisoonte ummistus, kõrge vererõhk, väsimus ja immuunsüsteemi nõrgenemine. Ja räägime veest ainult, on ju? Jah, räägime ainult veest. Ja meditsiinis on üldiselt toodud veepuudusena ainult, et kui huuled kuivavad. Tegelikult ka meie armastatud Riina Raudsik ütleb, et kõik meie haigused saavad alguse veest või siis vähesest veest ja valest veest. Ja nii hea, et sa tõid välja siia need raamatud. Täna on 16. märts ja see on kuidagi väga tähenduslik ja paslik, sellepärast et meil oli just emakeelepäev ja nüüd nii palju raamatuid, et meil polegi varem siin sellist raamatu jagamist olnud, aga aitäh sulle, sellepärast et need on tõesti kõik väga väärt raamatud. Ja kui sa kahetsusega ütlesid, et seal midagi ei räägi kangenveest, siis teate, see tegelikult ei olegi päeva lõpuks oluline. Oluline on üleüldse aru saada, et vee joomine on väga oluline. Ja kui kellelgi ikkagi on soovi lugeda kangenveest, siis minul on siin näpus üks raamat, mis on Imeline ensüüm. See on küll praegu minul hispaania keeles siin ja seda on kirjutanud siis Hiromis India. Et see raamat ei ole tõlgitud eesti keelde, aga on olemas inglise keeles. Nii et väga huvitav raamat, et tasub ka vaadata. Et ja õnneks on vee kohta päris palju kirjutatud ja kindlasti tuleb midagi huvitavat veel. Et vaadake neid raamatuid ja mõelge selle vee peale ja mul on nii hea meel küll, et sa praegu nii ehedalt selle kõik siin välja tõid ja just selle koha sealt raamatust leidsid. Keegi küsis ka seda raamatu nime veel, et ole hea, näita korra, millest sa praegu lugesid. Rakkude äratamine. Just. Barbara Vrenn, 2 V-ga, Barbara Vrenn. Meil on jäänud veel loetud minutid ja hakkame kokku tõmbama seda saadet, et Simo, kas sinul on Küllile veel üks küsimus, et siis ole hea, jaga meile. Või on meil veel mõni kommentaar, mida ma ei märganud? No siin küsiti, millisest raamatust, aga see sai juba vastuse.
aga ma tahaksin ka kommenteerida, et mul on olnud need kõik samad raamatud mingil hetkel olemas. Et need on nagu väga head raamatud, millega hakata ennast harima vee kohta. Aga ma tahaks teada, et kuidas sa Külli, kuidas sinu vee tarbimine on muutunud, et sa kindlasti teadsid seda infot enne kangenaparaadi omamist nendest raamatutest ja nii edasi. Aga siis, kui sa said selle kangenvee, kuidas sinu vee tarbimine muutus siis? Ongi see, et hakkasin kindlasti puhast vett rohkem jooma, siis kõik toidud ja kohviteed teen ma ka selle kangenveega ja niimoodi sellisel kujul ma kaasa ei võtnud varem vett. Et nüüd ma ikkagi võtan, kui ma lähen Lõuna-Eestisse, ma võtan suurem pudeliga kaasa ja siin Tallinna linnas liikudes on mul ka alati pudel kotis. Ja kindlasti ma joon palju rohkem. Et varem oli ikkagi see, et kraaniveel on mingi, kusjuures ma käisin eile õhtul restoranis ja jõin seal, valati välja mingite jõhvikatega vesi ja see maitse oli nagu niivõrd erinev, et palun andke minu veepudel tagasi ruttu. Et jah, väga vahe on vahel ja ma eelistan nüüd iga kell et võtta kaasa. Sa käisid ka pikal reisil, et kuidas sa seal hakkama said ilma selle? Kusjuures võtsimegi kaasa, meil oli minu meelest kas 30 liitrit isegi kaasas, kuna me läksime ise bussiga, et masinat ma ei hakanud lahti ühendama, aga vee võtsime kaasa. jah, see võiks olla uus normaalsus, et me tõesti jälgime, millist vett me joome, sellepärast kehal on see väga oluline, et kõigepealt jälgime, et me üleüldse vett joome, sest väga paljud inimesed ei tarbi vett ja nad peavad seda isegi normaalseks, on ju, aga ma ju joon teed ja kohvi, aga selle koha me juba rääkisime lahti. Aga ma küsin siia lõpetuseks, et sul midagi kripeldama ei jääks, et aga mida sulle endale meeldib kõige rohkem nendest teraapiatest teha või mis sinule kõige lähedasem on, et sul on ju see valik tõesti pikk ja on ka neid, millest me veel ei jõudnud rääkida, aga ma usun, et me jõuame teha veel siin suvel ühe jätkusaate. Aga mida sa täna välja tooks, mis on see, mis kõige rohkem silma särama paneb? No ma selle peale ka natukene isegi mõtlesin, aga mul ei ole sellist ühte, võib-olla see tuleb sellest, et ma olen kaksikutähtkujuts või midagi, et mulle meeldibki teha niimoodi, et täna üht, homme teist ja vaheldus peab päris kindlasti olema. Et jah, need massaažid on nagu selline armastav andmine või niisugune meeldib ja kindlasti meeldib mulle rääkida. Kas või nagu praegu oli see kollageen või siis see poaver, mis nüüd siin lehmadele siis kõhutuulte vastu antakse ja kõik sellist ja see kõik, mis praegu maailmas päriselt toimub. Siis jah, maovähendusoperatsioonide ja B-vitamiini puudusest ei jõudnud veel rääkida, kõik sellised asjad. Siis ajurveeda segu, mida ma teen aeg-ajalt, mida mul lausa viiakse kodust ära, et väga hea, aga peatse sellel vähemalt praegu, et kui me teised jätame siin järgmisse korda teised asjad, aga räägi sellest ajurveeda segust. Siis jah, rääkida mulle ka meeldib tõesti, et kõikvõimalikud tooted, mida ma nagu olen siis selgeks teinud endale. Aga kaua sa teed seda ajurveeda segu ja miks me peaksime seda tarbima? See, tegemine iseenesest ei ole nagu pikk protseduur, et lihtsalt tuleb need ained hankida sellises karbikeses, niisugune näeb ta välja ja seda on võimalik siis segada meega või mina teen sellest jooki, mis on nagu kuuma jooki, mis on nagu chai Indias. Ja siin sees on must pipar, kardemon, ingver, kaneel, nelk, suhkur. Ja ajurveeda järgi ongi siis see, et isegi kui seda meega segada, siis suhkur ikkagi on seal vajalik. Ja kurkum ja kajannipipar ja see mõte tuli siis kunagi minu sellise eesmineja meili kaudu ja mina olen jäänud seda tegema. Ja just mõte on selles, et see viib kehast niiskuse välja.
näiteks isegi kui ütleme, see jogurt võib-olla natukene niiskust tekitab, vahepeal jood ühe selle chai joogi ära, see jälle tasakaalustab, siis see kuivatab, soojendab, vähendab limateket, tõrjub parasiite ja ergutab seedetuld. Ja siis selline, kas siis see lusikatäis koos selle meega või see jook või et ta on nagu selline, mina olen natukene laisk ahjukütt ja siis on toas ka soojem olla. Ei pea nii palju kampsu neid panema. Et see tõesti sisemiselt soojendab ja on selline väga toetav. Ja mina teen seda 2 korda 7 kilo aastas ja see lihtsalt viiakse ära, et ma ei tea, kui ma seda kuskil hüüaks ka, siis ilmselt tuleb tootmist suurendada. No väga hea, nüüd on ta välja hüütud ja tõesti Külli käest sellist toredat segu saab. Aga meie aeg tänaseks on ümber saanud. Ma väga tänan, et sa tulid. Ja mulle meeldis lause, mida sa ütlesid mitu korda siin oma jutu sees ja ma ütleks selle siia lõpetuseks, et meil ei ole keemiliste tablettide puudus, et meil on veepuudus, et jooge rohkem vett, päike hakkab käima kõrgema kaarega, kevad tuleb Eestis ja tõepoolest see vee teema tuleb üha rohkem päevakorda. Aga suur aitäh sulle. Aitäh kõigile, Väga suur tänu. aitäh kõigile, kes olid otse kuulamas ja seda saadet rikastamas. Ja Simo, lõppsõna nüüd sinul. Suured tänud tulemast. Ja mulle jäi kõlama see asi, et see kolesterooli teema ja maksa teema, et ma tean mitut inimest, kellel on maksa ja kolesterooliga jamad ja kohe lähen agressiivselt nendele üla peale koputama, et nüüd aitab naljast, et ära piina ennast enam ja ära võta jama sisse. Et selline asi jäi minu sisse kajama. Väga hea, aitäh sulle, et sa seda jagasid ja kindlasti igale ühele jäisid oma. Ja on veel siin üks kommentaar, ole hea, võtame selle ka, et ei jäta midagi õhku. Ja Hardi ütleb, et tänud kolesterooli puhul on vajalik ka Q10 ja omega 3. Väga hea, et võtame selle tarkuse ka siit veel kaasa. Mina tänan veel kord ja olge kõik rõõmsad ja terved ja vaadake ka meie teisi episoode, mida on juba tänaseks kaugelt üle tosina, nii et tasub pilk peal hoida ja järgmisel pühapäeval jälle. Aitäh kõigile ja ilusat pühapäeva jätku. Suur tänu. Nägemist.